suitsutajad võiksid kanda kiivrit. Minu arust see võiks olla lausa rangelt soovituslik, kui mitte kohustuslik. Aga ainult kiivri kandmisest ei ole tolku, see peab olema ka peas ja ta peab olema ka õigesti peas. Õigesti on ta peas siis, kui ta on sul otsa ees, mitte kuskil kukla peal. Järgmiseks, kui teed siia kiivri ette sõrmega tõkk, siis ta ei tohi minema lennata. Kui lendab kuskile kuklasse, siis ei ole kukkumise hetkel ka tast kasu. Kui on veits valesti paigas peas see kiiver, siis siit tagant saab rullikust keerata õigeks ning lisaks siit alt see rihm võiks olla ka niimoodi, et ta ei tule üle lõua, vaid on ilusti lõua all. Järgmiseks minu arust olulisuse järjekorras kaitsmetest on põlvekaitsmed ja randmekaitsmed. Randmekaitsmed peavad olema käest niimoodi, et kui plaksutate, on plastmassi klõbinad kuulda. Ja siis küünarnuki kaitsmed. Väga hea, kui need on ka peal. Näitan siis, kuidas rulluiskudega ühe koha peal seista. Üks variant on seista kannad koos, niimoodi, et jalgadest moodustuks U-täht. Teine variant, kui seisad laskumise peal, siis pane barbed kokku, et tuleks nagu A-täht. Kolmas variant, tõstad ühe jala üle teise ja paned rulluisusaapad omavahel kokku. Neljas variant, need, kellel on kannapidur, saavad siis olla veits põlvedest allpool, tõsta varba ülesse, kand läheb vastu maad ja seisad ka täiesti stabiilselt ühe koha peal. Või siis, kui on pikem seismine, võib seista kuskil muru peal, kus on võimalik, või istuda lihtsalt maha. Et kõik need meetodid on siis selleks välja mõeldud, et ei tekiks niisama tühje kukkumisi, sest et ma arvan, et nii mõnigi on ühe koha peal seistes ka kukkunud, et siis siukseid asju vältida. Kui olete maha kukkunud, siis püsti tõusmiseks on ka oma tehnika, et siis vältida uuesti püsti tõusmise hetkel pikali kukkumist. Õige tehnika näeb siis välja selline, et lähed 4 käpukile, niimoodi, et põlved ja käed on maas, tõstad üles ühe jala, paned selle endal keha alla, seejärel tõstad üles teise jala ja veeretad kannad kokku ja siis tõukad alles ennast kätega püsti ja see on kõige ohutum ja kindlam viis siis püsti tõusmiseks. Rulluiskudel selliseid häid pidurdusmeetodeid on 5. Esimene pidurdusmeetod on piparkoogi tehnikas pidurdamine ehk jalad käivad suure amplituudiga harki, kokku ja kui seda aeglaselt teha, siis jääb hoog üsna kiiresti seisma. Teine pidurdusmeetod oli astumisega pidurdamine. Siin tuleb jälgida seda, et oled puusast allpool ja astud selle jala nagu risti endale ette. Kuid jälgida tuleb seda, et teise jalaga samal hetkel endale sisse ei sõidaks. Kolmas pidurdusmeetod oli T-pidurdus. See on kõige efektiivsem siis, kui kiirus on hästi suur, ehk siis peatab väga hästi kiiret hoogu. 4. pidurdusmeetod oli siis kannaga pidurdamine. Kannapiduriga pidurdades peab olema õlgadest ja põlvedest all. Üks jalg, parem jalg, tuleb lükata ettepoole, varvas aeglaselt üles tõsta ja siis läheb kannapidur vastu maad ja hoog peaks seisma jääma. Kui ei jää seisma, surud parema käega, parema jala põlve kõvemini vastu maad ja jääbki hoog seisma. 5. pidurdusmeetod on murule pidurdamine. Tuleb olla põlvedest õlgadest all. Üks jalg peaks olema eespool kui teine, et see üleminek asfaldilt murule oleks võimalikult sujuv ning raskus võiks olla pigem kandadel, et varbad oleksid kerged ja see üleminek oleks siis veel sujuvam. Õige rulluisu asend on siis selline, et sa oled natukene põlvedest kõverdatud ning õlad on samuti natukene allapoole, ehk et ei ole täiesti sirgelt, vaid siuke kerge nõks on igalt poolt sees. Nüüd, kui sõitma hakata, siis tuleb jälgida seda, et põlvede vahel oleks umbes 2 rusikalaiust, et põlved ei käiks kogu aeg kokku või et nad ei oleks liiga harkis. Sõites siis kannad koos, varbad väljas ja kogu aeg 1, 2, täpselt sama sammu nagu V-tähte kogu aeg